Nii, meil on nädalavahetus Ruuduga. Ühesõnaga täna meil laupäev. Meil hakkab täna on siuke kiire kerge rajapäev. Me lähme testima autot. Tuli välja. Mul on tegelikult välja prinditud Big for the proof, et võistlustel, mis meil läks halvasti, on natukene ka põhjus mitte ainult minus tihend rooli vahel, vaid ka tegelikult sillasalmes. Et meil tuli välja, et meil oli nii esi kui ka tagasild olid totaalselt pekkis. Üks ratas näitas ühele pool, teine ratas näitas teisele pool, ühe kalla oli üks ja teise kalla oli teine. Ja see, et me üldse tegelikult sõitsime seal, oli nagu suhteliselt ime. Aga põhiprobleem endist alles. Sõita ma ei osanud ju, et tandemit, kütte ja värki. Ja meil ongi täna semud kokku aetud, sellised, kellega tead sõita. Ja me lähme täna niimoodi tandemit nühkima, et paha hakkab. Ilma küll lubab natukene kehva. Aga see ongi tegelikult võib-olla isegi positiivne, kui on natuke kehv, et alati ei ole võistlustel ideaaltingimused ja tuleb ka osata sõita siis, kui halb on. Nii et meil ongi praegu, mis meil on? Kell on kohe vaatame, 10:17. Mina joon oma kohvi ära ja siis lähme võtame käru ja siis lähme juba garaaži. Nii et suhteliselt kiire hommik, kuigi normaalne, vähemalt saab magada hommikul ja siis näeme teie ka juba kohe. Kuule, pärast need tarvikud, kaameratarvikud kaasa võtta. Ei, nagu nii Alex kastab välja. No! Aga võtta kaameratarvikud kaasa pärast. Need 3 kotti. See on see malluka type of vlog, vaata. Näitame everything. Okei, the dog food is gone. Yeah! Have a nice morning. See on normaalne muki oled ikka. Mis vaatad? Okei, mingid. Kuradi hea käru on, et see äär nii kõrge ei ole. Ma oleks muidu väljad kõik ära kriipinud. Sõitsin halvasti peale esimese korra. Nii, pakkimine tehtud. Kõik on valmis. Nüüd on väike kohvipaus. Tee pealt autot täis tankida ja tuld. Ma ei tea, võtame kokku, kui palju ka üks rajapäev raha võtab. Meil on 6 rehvi, 4 kasutatud, 2 tutikad, ehk siis trennijäägid. Ütleme, et arvutage ise, palju rehvi maksma läheb, seda ma ei öelda. Ja nüüd lähme tangime auto ära. Auto tankimine on üks suurimaid kulusi, eriti selle sigutiku saata auto, sest et see ikka natukene rügab ja sööb nagu 2 suu poolega, nii nagu segane. Et jah,
lähme tangime, lähme vaatame ja vaatame, mis saab. Damn, son. Ta pani paagi täis ju. Kust mõtlesin, mis asja? Ma mõtlesin, mu seir lihtsalt valetas, et näitasin täispaak. Mul läks see värk meelest. Õigus. Oi, raha nii palju, et lihtsalt edeneb. Tööstnud mulle tupsu või? Ei. Ma ostsin näinud enne. Sa olid esiteks katsetel kihlu ka? No jaa, aga... Mongol raisk. Seda mongoolid siin hommikul huia. Ma löön teid praegu kohe kõiki siin välja autost. Sa vist on väga midagi imelik unes näinud. Ma ei tea. Mida sa hakkad oma unenäudega? Kas sa üldse näed unenägusid? Näen küll, aga... Ma ei usu. Sõidame nüüd. Hästi tore on see, et mul on tegelikult see roadi vaata sees nagu. See võtab kõiki sõusti, mis sa on rääd hommikul juba. Siis sa pärast Alex mondib kokku ja siis sa mõtled ise ka, et mis lõusta sa ajasid. Nii, me oleme rajal. Möll hakkab pihta. Andre teeb siin väikese tšeki, et kõik oleks laadna. Vaatab õlid üle, sillad on kõik soojaks tehtud juba ja põhimõtteliselt ready to race. Et täna on selline konditsioon on veidikene kehvem, mis on hea, mida me tegelikult lootsime ja ootasime. Ja ma ei tea, lähme naudime, sõidame nüüd korras sildadega, et ei ole üks ratas ja näite ühele poole, teine ratas ja näite teisele poole. Et see oli tegelikult meil siin terve see hooaja algus olnud, sest et ma ei jõudnud hooaja alguses stendi ja sõites nagu tundus kõik okka, aga ja nüüd ongi, paneme siin asjad paika ja lähme peale, vaatame, mis see raja endas kujutab. Alex on täna kodus, nii et teie näete võib-olla rohkem sõiduklippe kui niisugust iluklippe, mis Alexile meeldib teha. Aga vaatame, mis saab, nii et ma võisin kiivri pähe ja näeme teiega juba rajal. When it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to a war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. If it touch my sleeve, niggas round there wanna disagree. When it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, bro like that, and we're back to the base. Never act, been trying to stack up racks on racks. Boys in the back wearing all black, staying on track. Better show you gun, and that's on me. Out here getting this beer, if you work for the devil, better retreat. Coming too icy, come too clean, can never move shady, ain't no fiend. Shotgun, London, what's the outcome? You know, I'm a madman, just can't stick to the program. Raise up the heat, keeping the tension, shifting the gear to a different dimension. Red light, speed up, take off. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace, throw like that, and we're back to the base. Meil mõned ringid on selja taga. Üllatavalt mõnus on autoga. Mul reeglina vihmaga ei meeldi, aga täna on küll nagu vahet ei ole, kas kuiv või märg. Vihmaga ma ütlesin, ma sõidaks isegi paremini praegu, et väga mõnus on. Ma olen nagu normaalselt tandemit saanud teha. Filmi me oleme, meil ei ole kaamerameest ja ma avastasin, et mul oli tegelikult, ma võtsin panen GoPro'd auto külge, aga kõik GoPro'd jäid köögi laua peale. Nii et sellega on nagu on. Sorry. It is what it is. Aga lähme hüppame autosse, ma võtan kellegi kõrvale, viskan kaamera kätte ja teeme väikesed import-klipid ka. Nii et vaatame, mis saab.
no meil on siin normaalsed tandemtrennid olnud. Meil nüüd ongi, mul on väike mõte siin ja ma vaatangi, kas see läheb läbi. Ja kui see läheb läbi, siis vaatame, mis kohe saab. Nii et stay tuned. Trenn oli ülimõnus. Meie jaoks on trenniga kõik, aga meil on siia lõppu väike pull veel, mis ma olen tegelikult pikalt mõelnud, et võiks teha. Ja jah, selline see värk on. Päris normaalne trenn, kõik on timm ja päris rahul võib olla. Et üle pika aja ma tegelikult päriselt ka tahtsin vihmaga sõita ja see oli, mul oli elu parimad ajad. Sai normaalselt uksest lihtsalt olla ja togida. Nii et jah. Aga näeme kohe. Me teeme pulli, vaata. Ma ütlesin Tutsile, et pohvi tuleb proovi 3 liitrist. Ei. Ta oli nõus nagu. Kuule, viimane oli väga ilus. Ei, väga hästi sai teha. Ma ei tea, mis tal küll vahel on, aga väga ilus teid järgi. No ta oli kõigil järgi. Sa kuradi... Ei ole kiire oled sa raisk. Ei, meil on nagu, vaatame rehve, meil on need Raasile rehvib, mis on poolpidused, kuradi 4 milli mustri või 3 milli. Ja meil oli kuradi mordiga veel niimoodi minna, paha hakkab. Ja no mul ei anna midagi minna. Ei, sa olid nii sama juba kiire. Tegelikult ju päeva lõpus ei ole väga vahet, kui kiire auto on. Et kui sa õige läheb pooli vahetad sellise märjaga, siis sa ikka... Ja siis märjaga jõuab järgi, jah. Sa said isegi rehvi soojaks, see on iment. Ja ei, temal oli väga hea järgi istuda, ta oli natuke aeglasem. See nagu natuke sai nügida. Pange tähele. Sai natuke võida rada ringi nügida. Aga mine proovi. Teise käiguga kogu aeg. Ainus tuluke, mis sa pead jälgima sõites, on tembiga muretsema ei pea. Keemad ei lähe. Aga jälg õli tuld. Ja kui sa sõidad, siis teisega. Ja ära tandemit sõida, siis sõida üksi. Ja ta on ülisnäpi. Arvesta sellega. Ta on nagu snappi. Ta on nagu, kui sa poolt vahetad, siis ta ei vaheta poolt sul niimoodi. Ta vahetab sul poolt niimoodi. Ja sa lihtsalt hoia roolis kinni. Tee paar sõõrikut, sa saad sellest tunnetusest aru. No sulle siis samad sõnad, mul on lihtsalt reegvaat. Aga mis käiguga ma sõidan? Teine, 37 differ. Okei, väga hea, sul on ka neid teine siin. Tõmbad teise sisse ja annad kuuma nagu. Sa oled nagu esimene, kes ma autoga sõidab, nüüd ole hell. Oi jumal. Nüüd on küll pinge peal, ma mõtlesin, et keegi on proovi. Aga funny nagu, ta on nagu ülipull ja snappi. Ja tõmba vent sisse, kui sõitma lähed. Vent sisse? Ja vent on see punane lüliti, lihtsalt tõmbad üles. Üles, okei. Tai. Oi jah. Aga arvesta, kõik on nagu ülijäik, ülituuga ja ülivihane nagu. Okei. Esimene ring. Vaata, mis ta teeb. Teine ring, mida paned. Kui paned? Oota, aga ma olen ka selle algaja rooli tagasi. Ja mine sinna. See on, ma arvan, et oota, mis sul on PC talve? Jah. Noh, siis põhimõtteliselt sama väärtuse eest saad siukse auto. No see on see, vaata, et siin on... kui sellega sõita äske, siis võib ametist maha panna. See on see, kust nagu tegelikult tuleks alustada. Aga siin on, selles suhtes ikkagi on teoorias koil. Siin on Subaru Impreza something koili vedru. Ja mingi kangema mõrt vist. No clue. Toi. Auto teisega kogu aeg, on ju? Jaa, teisega kogu aeg, jah. Ja tagurpidi on vasaku alla? Tõmbad üles ja siis tagurpidi paned, siis see kuradi nupp võib ära tulla. Okei. Tavai. Näitasid endal ka tagurpidi või? Jaa, mul on, kui tagurpidi käiku tahad sisse panna, siis on vasak üles. Ja see vasak üles on niimoodi, et sa pead nupu alla vajutama. Selle pealmise nupu? Ja siis nagu rõvedalt tugevalt vasakule ja siis üles. Okei. Aga korviste värgid, saan kohe testida. Päris mugav olema. Ma arvan, pikkus peaks ka nagu okei olema. Jaa, ei pikkuselt oleme enam samad nagu. Ära näpiga istad. Ma ei saa muidu paika enam. Okei, davai. Üli vingu sellega. Davai. Sul hoiad sul väljad on 8,5. 8,5, jah. Ja rehvi rõhk on? 1,3, 1,5. Aga mul on 205-45 rehv. 45? Jaa. Ta on nagu laiem. Et see 40 ilmselt tuleks selle rõhuga maha juba. Selvitas 2 poole pealt maha selle, mis ongi nüüd see. It was at this moment he knew. He fucked up.
Pumm, me oleme garaažis tagasi. Auto on ühes tükis omal jõul, Vigents oma koha peal ja sisuliselt ju võib ju võtta selle rajapäeva kokku kui väga edukana. Saime auto väga hästi paika. Me tegime siin suurt logi just nende väikeste asjadega, et kõik oleks hästi. Et kui kuhugi poole liigutasime sinna-tänna, siis kirjutasime üles, vaatasime, mis toimib ja leidsime selle ilusa kuldse keste. Et väga mõnus oli sõita. Ja väga kahju on nüüd ühe asja üle. Et me tegime siin siukest pulli, et ma andsin noore tultsile, andsin enda võistlusautot proovida ja Andre siin filmis seda. Algus filmis väga hästi, lõpuga paar, et ütled ise, mis tegid. Ühesõnaga, meil said need mikrite akud siit tühjaks ja selle asemel, et tõmmata auksi juhe välja siis kaamera küljest. Andre tõmbas siis maigi küljest. Et sorry, tegelikult emotsioon siis nii palju, et väga meeldis auto ja tänase võimaluse eest, et ma üldse andsin proovida. Et ma tahtsin ise näha, et kas keegi teine suudab, kas ma olen auto hästi kohandanud või ei ole, et kui keegi teine suutis selle auto sisuliselt 4 ringiga nii sina peale saada, et sõitis sama hästi kui auto omanik ise, siis ma arvan, et mission successful. Et väga nitše oli ja aga sellega see päev ei ole läbi veel. Ma lubasin siia selle lõppu teha selle, et kui palju raha läks ühe sellise nädalavahetuse peale, et minna rajale, siis ma filmisin tankimist. Ehk siis te nägite, kui palju läks autosse kütust. Ma tankisin need autod enne minekut täis ja ma tankisin need autod siis täis peale minekut. Ja muud kulud, toidu peale, me oleme väga konservatiivsed inimesed, tegime Alexelas kiired rapillad ja kohvi, et sinna mingi 10 eurot on ju. Ja reffide peale läks täpselt nii palju, et ma sõitsin nende samade reffidega, millega ma sõitsin Raassillas, siis võistluspäeva, kvalli, trenni ja nüüd sellega sõitsin siis selle terve kehale trenni ära. Ehk siis reffide peale on 0 kulu, kõik reffid, mis ma kaasa võtsin, olid täiesti mõttetu, need on mul läksid selle samasse kohta tagasi, kus need ennem oli. Nii et sisuliselt oligi rajatasu, kütus, toit, kõik, show, et päris odava trenni tegime ja kolmandaks, mul on siin väike hint, ma olen siia midagi ostnud. New Proje, yes, et seda hakkame ka varsti tegema. Kuhu see läheb, millele läheb, mis see on, pange subscribe. Saate varsti teada, et siin on järgmine projekt tulemas, suveprojekt. No nii, meie oleme kodus ja ongi päev läbi. Päev sai läbi 21:41. Seega oli päris pikk päev, üliedukas päev, üliäge päev ja nüüd on relax ja chill ja pange kindlalt siis see subscribe'i värk ja näeme teiega juba järgmine kord, nii et olge mõnusad.